Tere, siis jälle ka minu poolt. Olen Auli ja täna teen ma teile video sellisel teemal, mida te võiksite oma elus muuta või mida te saaksite muuta. Tegu on ajatu lugemisega, ükskõik millal te seda vaatama satute ja kui te satute seda vaatama, siis see ka teiega resoneerub. Mingil määral võib-olla tervikuna. Ärge võtke seda nii tõsiselt ja kui teiega ei resoneeru, siis palun minge edasi, pange video kinni. Siin on sadu teisi tegijaid, kes panevad siin iga päev üles mingeid videoid ja vaadake seda. Ja tegu on kollektiivse ladumisega, mis samamoodi ei pruugi kõikidega resoneeruda, kui te soovite isiklikku ainult teile sobivat kaardi ladumist, siis kirjutage mu meilile, mis on siin all, auli.maagiline@gmail.com. Otsige üles minu samanimeline Facebooki leht, kus ma siis panen päevakaarte, kirjutan natukene muid asju, seal ei ole absoluutselt mitte ühtegi videot. Ja seal te peate siis jälgijateks hakkama, aga see ei ole seal mingi probleem. Ja siin tellige mu lehte, see ei maksa mitte midagi, see on teile tasuta. Te näete järgmine kord, millal ma siis panen üles mingi video, likeige, kirjutage kommentaare. Ja ennem, kui ma alustan siis selle teemaga, äkki keegi oskab mulle öelda, miks pärast enamus müüdavatest päkapikkudest, jõuluvanadest on pimedad? Miks pärast neil silmi, miks nad ei tohi näha? Ma lihtsalt ütlesin ühesõnaga sellepärast, et minu jaoks on see niivõrd, kirjutage mulle siia alla, kui te teate. Mina ei tea seda, sellepärast, et ma hakkasin vaatama tõesti, et huvitav, miks see nii on, aga ju see siis peab niimoodi olema, päkapikud millegipärast ei tohi midagi näha. Nii et kõik need jõulupokud, mis ma ostsin ja need on tõesti müts ninani peas, mitte mütsi nini peas. Nii, aga vaatame siis erinevatel teemadel, et vaatame siis suhteid, vaatame tööalast ja vaatame siis raha. Töö ja raha on seotud, aga kõik sissetulekud mitte ei pea tulema ju meil töö tegemisest, eks ole. Et vaatame kõigepealt siis võtame siis universumist need kõige õigemad sõnumid teile, kes te mind vaatate, minu head fännid, minu uued tulijad. Mul on väga hea meel, et teid on nii palju juba siin. Ja kes eraladumist siis soovivad, mul on väike järjekord tekkinud, aga ma likvideerin selle ära. Nii et kes ei ole veel saanud, olge rahulikud, te saate need. Nii, ja vaatame siis kõigepealt, et mida teie saaksite, siis see on kollektiivne ladumine, eks ole, mida teie saaksite muuta või võiksite muuta oma suhetes. Vaatame siis kõigepealt suhteid. Et mida te saaksite siis oma suhetes muuta. Nii, vaatame siis, mida need meil siin näitama hakkavad. Oi, kui ilus kaart. Nii, ilusad suhtekarjad tulevad siin, nii et ei oskagi nagu öelda, mida te siin muuta võiksite. Oskan küll, aga võtame 4 kaardiga, ärme rohkem, praegu edasi võta. Et siin on tegu, kuna me panime suhte ja armastuse kohta, siis on siin tegu kahe väga jõulise partneriga. Üks on siis armastuse, sauade kuningas, väga kirglik mees ja naine on keisrinna ja keisrinna tähistab absoluutselt alati naisterahvast. Väga selline ägeraine. Midagi muud ei ole siin nagu öelda ja ühesõnaga see keisrinna on nagu tema kätkeb absoluutselt kõige 4 kuninganna pluss siis veel. Temas on kõik 4 kuningannat ja tema on nagu need kuninganna astmed läbi käinud, sauad, mõõgad, karikad, mündid
ta on need astmed nagu läbi käinud ja on jõudnud väga kõrgele. Kui ma küsisin siin ühesõnaga, et mida te saaksite võib-olla, väga äge naine olete, väga äge partner, väga kirglik. Te tunnete selles suhtes natukene üksindust ja te olete millegipärast läinud siis sinna nagu sinna ülesse ja vaatate seal tähepaistel, üksindust võib tunda tegelikult ka suhtes. Nii et see on täiesti nagu, et kui te tunnete seda, et ärge võib-olla laske ennast sellest nii palju häirida, aga te liiga palju võib-olla hakkate mõtlema, võtate ka riski. Tegelikult sellepärast, et see nõrg, see on teist on ka lollikaart. Sorry, aga see lihtsalt kutsutakse, sest see narrikene on siin. Ühesõnaga siin Kalju ääre peal ja ta ei vaata siin alla, ta ühesõnaga kuristik on seal all või meri on seal all ja ta läheb, ta võtab nagu need riskid. Ja see soovitus võib-olla on ka, et kui te tahate, siis võtke need riskid või võtke need sellised muutused, võib-olla kire vallas, eks ole, ja tehke nagu mingi restart sellele suhtele. Pean öelda, eks ole, et aga mida ma siis teen, eks ole, ühesõnaga. Et siin on küll jah niimoodi, et mõlemad ilmselt tunnete ennast nagu üksikuna, aga on võimalik tuua nagu sellist värskust ja nagu sellist hullumeelsust natukene. Mulle meeldivad sellised suhted, kus on niisugust hästi palju kirge ja hästi palju selliseid ettearvamatuid ja ette nagu ootamatusi. Üllatage enda partnerit, sest see partner on väga kirglik, kes siin on positiivses mõttes. Praegu on sellel suhtel, ei ole ka, siin tundub, et midagi viga, aga lihtsalt, et natukene üksinda tunnete ennast, et tulge nagu võib-olla sellest üksindusest nagu sealt suhtest välja, et rääkige ja aga samas muidugi võib ka olla üksik, eks ole, selles suhtes, aga et tundub see, te olete väga äge naine ja väga äge mees selles suhtes. Me küsisime suhte kohta, eks ole. Siis on siin järelikult, ma räägin inimestest, kellel on reaalne suhe ka olemas. Mitte niimoodi, et pärast kirjutate mulle, et küll aga mul ei olegi ju suhet, et mida sa siin räägid. Kuule, kallis inimene, miks sa vaatad siis seda, kui sul suhet ei ole? Ma teen näiteks suhte ladumisi, eks ole. Aga vaadake, aga ärge pange siis seda endaga resoneeruma. Nii et lihtsalt sellepärast. Et võib-olla ka niimoodi, et mida te saaksite nagu teha teisiti, et võtke neid, et kui teil on mingisugused sellised natukene hullumeelsed ideed ja võtke need ette. Võib-olla tahate, et lähme nädalavahetus kuskile, mingi eksprompt kuskile, ma ei tea, Rappa ööbima. Seda muidugi ei saa nüüd teha, aga näiteks mingite karavanidega või kuskile, et mingit ekstreemset nagu ette võtta. Et see toob suhtesse värskust ja seda siin võib-olla nagu võiks muuta. Et lihtsalt, et te tahate, te soovite nagu tuua neid natukene hullumeelseid ideid, eks ole, sõnaga sinna, aga ei ole julgenud. Siis see on küll asi, mida te nagu saaksite muuta siin. Ja sellest võib-olla ka isegi seda, et näiteks teate, öelge, kui te tahate nagu omaette olla ja tahate nagu üksinda olla, eks ole, ja tahate nagu võib-olla arutada selle suhte üle. Ja muuseas, keisrinna on ka, tähendab ka raseduse kaarti. Võib-olla on praegu õige aeg just sellele beebile siin. Ja kui te kahtlete näiteks selles, et kas nüüd jääda rasedaks, siis sest keisrinna on ka alati rase. Ei pruugi alati olla, aga kõikidel piltidel on ta tegelikult lapseootel, nii nagu ka siin. Tegelikult siin ta kannab mingil määral nagu maailma siin endas, aga nii et ka siin võib ka selles suhtes tuua nagu muutusi, et tahate järelkasvu või järelkasvu juurde, siis tehke see otsus ära ja see on väga, väga õige otsus. Nii, vaatame siis natukene veel, et mida te saaksite nagu enda suhtes muuta.
nii. Natukene mulle tundub siin, et on siin, ollakse nagu sõltuvussuhtes ka. Et nagu seda tegelikult nagu ei teadvustata endale, et ka suhtes võib olla sõltuvusi. Sõltuvus ei pruugi olla ainult loomulikult mitte alkoholi, suhkrusõltuvus, ma ei tea, mis mul see praegu tuli, sõltuvus oma tööst ja võib see olla ja mitte alkoholist, eks ole, mõnuainetest, siis see võib olla ka sõltuvus suhtest. Ja kuna siin olid nagu, et soovitused, palun ärge vaadake seda minevikku. Sellepärast, et et siin on nagu vaadatakse nagu sellisesse nagu kurva minevikku või sellise teravasse minevikku. Siin tundub, et kõik praegu on nagu niimoodi, et ärge vaadake sinna, et see on minevik, kallid sõbrad, kullakesed, see on minevik, siin ei pea vaatama. Vaadake otse, eks ole. Ja siin on ka niimoodi, võib-olla mina nagu tõlgendan seda kaarti ka selliseks, see on nagu õpipoiss või selline, et või ka sõbrad, eks ole, et või ütled sõprusta ja tooge seda kirge võib-olla, eks ole ka, et sauade rüütel on ka hästi, siin on väga kirge, see on kirglik mees, eks ole, ja siin on kirge rüütel, sellist kiirust nagu, ja et kui te tahate, et siis võib-olla muutke nagu tõesti oma seda kire või tooge nagu rohkem seda kirge sisse, et see nagu on siin ühe sõnaga. Vaatame, mida te veel saaksite nagu selles suhtes muuta, siis lähme vaatame natukene siis töö peale. Et vaatame, mis siin suhtes siis nagu muuta saab. Nii, võtame siit siis, see on täht. Unistuste täitumine, usu endasse, raske olukord laheneb. Nii et mingisugused, kellelgi nüüd on siin mingisugused nagu valusad minevikku tagasivaatamised ja et kui sul on unistused või unista ühesõnaga, siis need täituvad ja muuda selles suhtes seda, et sa usud endasse ja et see raske olukord, mis siin on, see laheneb. Usu sellesse, sest see on täht, sõnaga, mis siin on. Et seda sa peaksid nagu muutma, et usu siis sellesse, eks ole. Ja siin tuli mõõkade 4. Mõistmine saabub vaikse meditatsiooni käigus. Vajadus rohkem magada või võtta aega maha. Püüa stressist vabaneda. Nii et see on nagu ka võib-olla selle suhte juures, et midagi nüüd siin nüüd kellelgi on, natukene ei ole nagu võib-olla nii roosiline kõik, eks ole, ühesõnaga, et püüa sellest stressist vabaneda. Et kellelgi on nüüd küll väga mingi midagi, et vaatab nagu sinna valusasse minevikku ja siis võiks nagu vabaneda sellest stressist. Ma võtan ühe oraakli ka siia veel, et mida te saaksite nüüd oma suhtes muuta. Karma. See on ühesõnaga, päris kindlasti on see karmaline suhe. Ja nüüd, et mis ei ole karma tegelikult, eks ole, üldiselt kõik on karma. Aga õpi nagu sellest karmast, mis siin on, et ära nagu ripu liiga palju selles minevikus ja kui sa saad ise aru sellest, et siin on mingisugused karmalised, tavaliselt suhted on meil alati karmalised, et ära nagu liialt klammerdu ka sellesse ühesõnaga, et ära mõtle nagu, et oi, et see on nüüd karma ja ma saan nüüd selle asja tagasi ja selle asja tagasi, nagunii kõik tuleb tagasi. Karma tuleb alati tagasi. Ennem oli see niimoodi, et see tuli järgmises elus sageli, eks ole, võib-olla ülejärgmises elus, kui me lahendan. Nüüd selles elus me saame kõik need karmad tagasi. Kohe, nüüd ja praegu. Kohe võib-olla mitte, eks ole, aga mingi natukese aja pärast. Et ärge nagu pöörake võib-olla liiga palju sellele tähelepanu, eks ole. Ja kui on võib-olla mingid probleemid, eks ole, siis et oi, et nüüd on see karma ja nüüd nagu niimoodi. Teate, võtke seda suhet, võtke seda mõnusalt ja vabalt. Nii et lihtsalt
siin tundub, et praegu need minu vaatajad, kes siin nagu seda vaatasid, eriti nagu ei ole siin nagu probleeme, aga seda, mis siis nagu te saaksite muuta või võiksite muuta, see ei ole ennustus, kallid sõbrakesed, ja saage sellest ka aru, need on soovitused, need on need energiad, mis meil praegu parajasti on, kelle energiasid kinni võetakse, ma ei oska seda öelda. Võib-olla mingite tuhandete inimeste energiat, sadade inimeste energiat, ma ei tea seda, eks ole. Ja see on kollektiivne ladumine, eks ole, ma tuletan veel meelde ja tõesti, et see ei pruugi kõikidega resoneeruda. Vaatame nüüd natukene, kui me suhet vaatasime, et mida te võiksite näiteks muuta oma töövaldkonnas. Võtame siit nüüd need kuukaartidega siis natuke siin, et ma olen neid kaarte nii palju kasutanud, aga ma ei tea, miks need siia mul alati üksteise külge kinni jäävad. Küllus ootab sind, aga see on ju tööalaselt väga, väga hea kaart. Ja millest on sul vaja vabaneda? Tundub, et sa töötad tegelikult nagu, et tööl ei olekski sul nagu vaja midagi muuta, et küllus ja sa teed tööd, mis tegelikult sind rahuldab, sellepärast, et kui tööga seoses ei tuleks külluse kaart, eks ole, ja sind võib oodata ees mingi edutamine, sa võid saada, sul võib olla palgatõus, midagi, sellepärast, et ja siin on ka selline asi, et see küllus võib olla ka emotsionaalne küllus, eks ole, et sa tunned nagu täit rahuldust sellest ühesõnaga. Aga siin on sul vaja nüüd mõelda, et millegist sul on vaja vabaneda. See on kahanev kuu, muuseas, mu head sõbrad, praegu on kahanev kuu. Aga vaatame natukene selgituseks ühesõnaga, mida see kaart tahab öelda nüüd, et millest on sul vaja vabaneda seoses tööga. Kas seal on siis mingisugused mõtted või mingisugused võib-olla mingid kinnisideed või? See tuli küll väga hea kuninganna, nii võtame veel. Sa pead tegema mingid valikud. Nüüd ühesõnaga, sellepärast, et sa pead tegema mingid valikud, mis toob, et nii, siin nüüd ongi ühesõnaga niimoodi, et see on ka materiaalne, väga materiaal, pentaklite kuninganna paremat kaarti ka tööga seoses. Sa oled väga rahul sellega, aga siin on nüüd niimoodi, et kui sul on nagu mingi valik, et mida ma saan muuta, et sul on valik, ilmselt sa pead valima mingi töökoha vahel, sa pead valima võib-olla seal samas töökohas, see on väga hea suhete suhtes, aga me vaatame praegu töökohta, mida sa pead muutma. Tee see valik ära. Ja siis tuleb päike välja. Et seda tähendas see, et millest sul on vaja vabaneda. Ilmselt sul ongi võib-olla vaja vabaneda nendest valikutest, et sa saaksid minna rahulikult edasi, kas siis sellel uuel töökohal või siis omal vanal töökohal mingi uue pakkumisega ja siis ikkagi saabub ja siis ootab see küllus, eks ole, ja päike tuleb seal välja. Nii vaatame veel nüüd teiste kaartidega, et mida sa peaksid muutma oma töösuhtes. Võtan vahepeal ühe lonksu teed. Et mida sa peaksid muutma siis oma töösuhtes? Mida peaksid, inimene ei pea mitte midagi tegema. Mida sa võiksid muuta seoses oma tööga? Korikate 3. Põhjus tähistamiseks, sõprade ring, rõõmsad, uudised seoses suhete või lastega. No see tuli praegu nagu niimoodi, see on korikate 3 ja see tegelikult tähistabki nagu mingisugust. Nii et see on nagu jätkuks sellele eelmisele ühesõnaga, et kui sa teed nagu
selle valiku ära, mida sul on vaja seal teha. Ilmselt sulle nagu ikkagi soovitatakse seda valikut teha ühesõnaga ja tuli ka siin siis Sauade kuningas, keskendu suurele pildile, jäta üksikasjad teiste mureks, kogemus, mis toob edu, tõeline huvi teiste heaolu vastu. Siin on nüüd mingi väga mõjuvõimas mees, nii et siin ilmselt on, jah, ühesõnaga, muidu teil on tegelikult nagu rõõm ja selline tähistamine seal töö juures, aga siis kellele võib-olla ei ole tehtud ettepanekut, keegi väga mõjuvõimas mees, Gabrieli kuningas, siis on ühesõnaga niimoodi, et ilmselt see teeb teile ettepaneku mingisuguses, kas siis valida siis mingi parema ametikoha najal või keegi pakub teile siis hoopis mingit muud tööd. Ja kui me nüüd küsisime, eks ole, et mida muuta, siis praegu kaardid, mina ei soovita midagi kellelegi, eks ole, mina loen lihtsalt seda, mida kaardid näitavad, siis praegu võib-olla isegi on soositud selle uue koha või uue pakkumise vastuvõtmiseks, sest see on väga mõjuvõimas inimene, kes teile seda teeb. Ja see inimene tunneb muret, mitte ta ei tunne muret, vaid ta ühesõnaga, ta nagu soosib teid või ühesõnaga, et nagu selle võib-olla selle siis ettepaneku mõttes, mis teile nüüd nagu tehakse siis seoses tööga. Vaatame natukene vaatame rahakaarte või tähendab rahaga nagu, et mida te võiksite muuta seoses rahaga, äkki tuleb siit midagi välja, kuna tegelikult ikkagi raha ja siis töö on ju omavahel väga palju seotud. Vaatame, mida siis ütlevad nagu raha kohta need väljakaardid. Siin on intuitsioon, siin on nagu tähevaatlus, et siin on nagu selline asi, et su intuitsioon voolab vabamalt ja toob sinuni teadmised, mida vajad olukorra lahendamiseks. No kuula oma sisetunnet. Tead, seda on jube hea öelda, aga tule sealt ülevalt mõistusest üles või tähendab alla, üles ei anna enam minna. Tule sinna alla oma südamekeskusesse ja lasku sinna ja siis küsi see küsimus uuesti. Kas see on kasulik mulle vahetada seda töökohta? Kas see on kasulik mulle minna teisele ametikohale sellest samast firmas võib-olla? Kas see on mulle kasulik alustada ettevõtlusega? Ja te saate, ausalt öeldes, te saate need vastused kõik olemas, aga tulge sealt ülevalt mõistuse keskmest ära, eks ole, ühesõnaga. Kaitse oma unistusi. Oled oma kallite unistuste valvur ja nad on sinu hoole all kaitstud. Hoia neid oma südame lähedal, mis ma rääkisin enne südamest, eks ole, kuni oled valmis nad vabaks laskma. Mingi unistus teil seoses rahaga on. Väga hea, et on mõni inimene üldse, sest ma olen küsinud näiteks väga paljude inimeste käest, kes mul seal eraladumisi soovivad ja et kas sa oled kunagi küsinud enda käest, et mida sa soovid näiteks seoses rahaga? Tead, inimesed üldse ei ole midagi soovinud, nad ei teagi, mida nad konkreetselt nagu tahavad, aga siis ei tea ju raha ka konkreetselt teie juurde tulla või mida iganes, eks ole, ühesõnaga. Ja siin on võib-olla nagu mingi nagu selline ka hoiatus, et tehke need enda jaoks, ärge rääkige ka nendest unistustest, mis teil on seoses rahaga, seoses tööga, ärge rääkige neid välja, sest siis ta ei ole enam teie unistus. Et võib-olla siin ka nagu natuke niimoodi, et mida te võiksite muuta, et tundub, et te natukene vist liiga palju räägite ükskõik kellele iganes siis oma võib-olla sellest nagu üldse unistustest. Võtame, mida te saate muuta seoses rahaga. Milline kaart tuleb nüüd siia siis veel päris esimene oraakli kaart ja see on siis ühesõnaga mõtle selgelt.
et võib-olla, et mida sa saad muuta, eks ole, ja võib-olla see ongi siin nagu seoses sellega, et mõtle selgelt ja pane need, mida ma rääkisin just natukene hetk tagasi, et pane need unistused, mida sa soovid nagu seoses tööga, seoses suhtega, mida sa saad muuta, eks ole, et mida sa saaksid muuta. Et mõtle nagu hästi selgelt, kui sa tahad midagi muuta. Kui sa ei taha midagi muuta, noh, siis ma ei ütle seda, et siis ei pea selgelt mõtlema, eks ole, ühesõnaga. Aga tundub jah, et nagu rahalises mõttes ei ole nagu teil nagu sellist konkreetsust või noh, niimoodi, et ei ole nagu endale talletanud seda või salvestanud nagu seda, et mida te just tahate. Mida te konkreetselt tahate, et võib-olla tõesti, eks ole, et ära siis liiga palju räägi oma nendest unistustest ja unista hästi selgelt ja pane hästi selgelt paika, eriti nagu töö ja raha suhtes. Et see võib-olla ongi siis see, et mida te saaksite nagu siis muuta. Mida te saaksite muuta siis raha suhtes, mida peaingli tarokaardid või mida te võite muuta. Aga võtke seda ka kui meelelahutust lihtsalt, et ärge klammerduge liialt nendesse asjadesse siin, et mõtlen, et inimese energiat on nii tohutult kiiresti muutuvad. No kõik muutub siin elus praegu. No hetkega me ei saa öelda, aga sellistes energiates võib-olla, mis me oleme osade asjade suhtes täna, ei pruugi meie komme üldse enam resoneeruda. Nii et siia tuli siis Gabrieli kaasa. Järgi oma kirge, oled valmis mis tahaks väljakutseks, põnevad ja seiklusrikkad võimalused. Sellist nooruslikkust võib-olla te võiksite nagu oma unistustesse tuua ja et mida te nagu muuta saaksite, täpselt, et unistage väga julgelt ja see on niisugune poisid tähistavad ka kommunikatsioone, aga see on nagu oma unistuste nagu sellised, teil on võimalused ja võib-olla see on ka siin niisugune, et kasutage nagu neid võimalusi, mis teie ees tegelikult avanevad ja nähke neid võimalusi, et siis läheb ka niisuguse lapseliku kergusega nagu edasi selle raha suhtes ühesõnaga. Ja siia tuli ka natukene, kuu on alati tegelikult selline natukene hoiatuslik kaart, sellepärast, et kuul on ka varjuküljed, et võimalus oma plaane täiustada, täpselt juhiste saamiseks, kuulama jälle oma intuitsiooni, seisa oma hirmudele vastu ja saa tugevaks. Kuu on saladused. Ja tavaliselt on nagu niimoodi, et teil on ilmselt siin ka töö suhtes mingisuguseid saladusi ja siin võib ka olla niimoodi, et te nagu te näete nagu selle nagu jäämäe sellist tippu, aga see, mis on seal vee all või varjus või ühesõnaga seal taga, et seda nagu see ei paista nagu niimoodi. Et võib-olla jah, nagu niimoodi, et kas te nüüd ise siin siis, teil on mingid saladused ja või teate siin mul praegu tuli nagu niimoodi, et võib-olla te kardate liiga palju neid saladusi, nagu mis teil tööl võivad olla, aga need ei pruugi olla. Et võib-olla ka, et teil on hirm nagu mingi, teil on hirm vaesuse ees või ilm, mitte vaesuse ees, vaid hirm sellise asja ees, et see raha, mida te saate, et see ei ole nagu nii piisav. Vot see, mul tuli millegipärast niimoodi siin praegu. Et võib-olla natukene, et te muudaksite seda suhtumist, et 10 eurot on ka raha, kui teil on enne palgapäeva, näiteks 10 eurot kotis, siis see on ka raha. Aga tundub jah, et siin on niimoodi, et oi, et mul ei ole, ma teen tööd, ma teen kogu see aeg, aga mul ikka nagu ei ole, aga tegelikult teil on. Et võib-olla sellist suhtumist nagu võib-olla võiksite raha suhtes nagu muuta osad, eks ole. Et siin tuli kellegile nagu selline hoiatus või sest kuu on alati tegelikult hoiatus.
ja vaatame nagu üldiselt veel, et vaatame nagu üldiselt, et mida te võiksite või saaksite oma elus muuta. Paneme veel paar kaarti. Liiga palju mõtlete nagu sellise lõpetamise peale. Ja te kardate võib-olla, et teis ei ole nagu piisavalt jõudu või te ei ole piisav suhetes võib-olla oma töökollektiivis, aga tegelikult ärge mõelge sellele, sellepärast et see on nüüd muutke oma suhtumist, eks ole. Ja te olete siin, see karikate kuninganna tuli jälle, karikate äss. Ja see on väga heade, kuna siin on lõpetamise kaart, eks ole. Ma panin nagu üldiselt, eks ole, need viimased 3 kaarti, siis kõigele vaatamata, et sa oled siin lõpetanud midagi, sinus on olnud väga suur jõud, algavad väga ilusad uued algused. Ära karda. See oli lihtsalt nagu selline boonuse lause siia lõppu. Nii, ja selline oli siis tänane ladumine ja laikige, kirjutage kommentaare ja kirjutage mulle siis, kes teab või arvab, et miks pärast on need pimedad. Miks neil ei ole silmi peas. See oli lihtsalt selline nali siin. Aga kui te oma arvamust näiteks tahate avaldada selles suhtes, siis avaldage. Ja ma tänan teid, et te mind vaatasite ja uute kohtumisteni. Küll neid videoid tuleb ikka veel. Nii et tšau-tšau!